tervitasid Kiievist Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Pavel. Tervist! Kuidas see Ukraina Tööturuameti arenguabi suurprojekt teie majja tuli? Ukraina Tööturuamet tundis huvi meie vastu, ma arvan, et peale Maidani, siis kui selge suund võeti Euroopa Liidu poole liikumisel, meil olid erinevad kontaktid, aga siin siis natukene üle aasta tagasi maailma tööorganisatsioon ILO toel Ukraina võttis meiega ühendust ja siis tunti huvi, et kas Eesti tööturuasutus on valmis Ukraina tööturuasutusega kohtuma, et arutada siis võimalikke arenguplaane tulevikuks. Ja nii me siis nüüd oleme jõudnud tänaseks Kiievisse. Miks te selle projekti ette võtsite? No, ütlen ausalt, et minu jaoks isiklikult oli see väga lihtne otsustada, et olles ise olnud selles olukorras, kus me alustasime Euroopa Liidu poole liikumist ja igasugune info, igasugune tugi, igasugune nii-öelda arusaadav koostöö oli meile väga-väga oluline kunagi ja lihtsalt me otsustasime, et kui meie saame kedagi aidata või toetada oma kogemuse pinnalt, jagada oma arusaamist, oma õnnestumisi, aga ka tehtud vigu, siis miks mitte seda teha ja tundub täna, et Ukraina on just see partner, kes on võtnud ikkagi väga selge hoiaku liikuda Euroopa Liidu suunas ja meile on see lihtsalt võimalus. Kas te pidite või peate selleks tulevikus ka Eestis lisatööjõudu võtta? Mul on hea meel öelda, et meil on omas majas inimesed, kes siis peale seda üleskutset, et aidata Ukraina tööturuasutust, olid hea meelega valmis seda tegema. Loomulikult kõigile on see koostöö vabatahtlik ja kedagi, mul on hea meel öelda, et ei ole pidanud kedagi sundima või kutsuma ja ei tahagi seda loomulikult teha. Aga meie enda inimesed panustavad ja tõesti me leppisime Ukraina tööturuasutusega kokku need teemad konkreetselt, mis just nimelt neid huvitavad. Need on traditsioonilised valdkonnad selle projekti raames, mis on igal Euroopa tööturuasutusel nii-öelda põhitegevused ja need puudutavad siis strateegilist juhtimist, kvaliteedijuhtimissüsteemi, personali tööd, palgasüsteeme, IT-valdkond loomulikult, kus Eesti ilma Eestita ju ei saa kuidagi, aga samamoodi ka näiteks siis meie nõustamisprotsess ja eriti, mis on nüüd ka nende kohtumiste käigus välja tulnud siis kõik need teemad, mis on seotud vähenenud töövõimega. Ja ma arvan, et see on üks valdkondades, kus me kindlasti siis tõenäoliselt ka edaspidi läheme natukene sügavuti ja palume võib-olla ka siis teiste Eesti organisatsioonide tuge. Te mõtlete siis näiteks invaliidiks jäänud inimeste abi, ma kuulsin, et neid vist juba oligi 100 000 meest siin Ukrainas. Jah, Ukraina kolleegid ütlevad täna selle kohta lühidalt ja selgelt invaliidsus ja need on kõik need probleemid, mis eelkõige puudutavad lahingus käinud mehi ja siis erinevaid siis puudeliike, aga loomulikult see teema on hästi lai, alates siis proteeside tegemisest, paigaldamist kuni siis ikkagi vaimse tervisehädadeni ja üldse ühiskonda integreerumiseni välja. Kas te teete seda tööd üksi või on mõni teine organisatsioon Eestis teile ka veel kõige toeks või abiks? Me oleme praegu võtnud enda ülesandeks näidata seda osa, mis on ka täna Eestis meie vastutus, aga see on küll töövõime hindamine ja siis edasi juba, et milliste teenustega me saame inimesi toetada tööturule naasmisel või tööturule püsimisel. Aga ma arvan, et siin Ukrainas on see valdkond natukene laiem ja sügavam, nii et kui meie
kolleegid tunnevad huvi ja seda nad on väljendanud, et siis me kindlasti võtame ühendust ka, teeme natuke plaani ja räägime sellest Eestis laiemalt, sellest vajadusest siis Ukraina kolleege aidata. Praeguseks on siis täpselt 3 ülipikka koolituspäeva selja taga. Et mida teie kolleegid siis täpsemalt Ukraina kolleegidele õpetavad? See konkreetne 3-päevane tsükkel, kui me nüüd siin oleme koos olnud, puudutaski strateegilist juhtimist, kvaliteedijuhtimissüsteemi, personalitöökorraldust ja ka siis meeskonnakoolitusi ehk siis inimeste ettevalmistamist nende ülesannete täitmiseks ja need 3 päeva olid väga, mulle jäi selline mulje küll, et väga sisukad, tihedad diskussioone täis ja loomulikult ega Ukraina tööturasutus ei alusta ju nullist, et tehakse väga tublit tööd ikkagi hoopis teistes tingimustes, kus meie seda ette kujutame, aga nii nagu nad ise on ka meile tagasisidet andnud, et me anname neile mõtteainet paljuski ja optimismi siis selleks, et ikkagi natukene oma seda mõttemaailma muuta ja kolleegid Ukrainast on tunnistanud, et paljuski on need süsteemid jäänud ikkagi sellesse vanasse sovjetiaegsesse raamistikku kinni, kuigi väga palju on sellist kõrvale tekkinud, kus ka meil on õppida, näiteks ettevõtlus alustamise toetuse süsteem, kus ma arvan, et on meil üht-teist õppida samamoodi. Mida näiteks siis? Meie süsteem on ütleme, hästi kitsas ja ka ütleme nii, et mis minule siit kõrva jäi, meie süsteem on ka võib-olla mitte nii fokusseeritud tulemusele, kui see võiks olla. Et me oleme ka oma kolleegidega seda arutanud ja ma usun, et see, millele Ukraina kolleegid rõhuvad, on uute töökohtade loomine teatud perioodi jooksul, reaalsete töökohtade, töölepingutega kaetud töökohtade loomine ja maksutulu, siis meil on täna see kokku lepitud töökoha loomisena. Ja siis ma arvan, et siin on kindlasti see koht, kus meil on õppimist. Kui pikalt see projekt kestab, kui kaua teie kolleegid Ukrainas käivad? Projekti rahastab Eesti Rahvusvahelise Koostöökeskus ja siis Eesti maksumaksja raha eest ja mitte töötuskindlustusvahenditest, aga kokku siis on meil siin plaanis veel 5 korral koos olla ja oktoobris peaksid siis Ukraina kolleegid tulema Eestisse ja saame siis kokkuvõtteid teha. Aitäh teile! Suur tänu!